Antse vallavolikogu esimees Kurvet Müürsepp, kui kaugel on Kobela tööstusala arendamine? See minu selja taga olev maa-ala on tõepoolest planeeritud juba aastaid tagasi, et siia võiksid tulla siis tööstusettevõtted Antslas ja oma kanda kinnitada ja hakata siis omale äri tegema ja teiselt poolt siis tööd pakkuma kohalikele või kaudsematele inimestele. Tänaseks päevaks on siis detailplaneering siin ära tehtud ja võib planeeringu järgi siia ehitust alustada. Kuid on siis paar probleemi jäänud. See maa on veel tänase päevani reformimata riigimaa, selle maa omandisse saamine, kas siis munitsipaalomandisse või loodavasse Võrumaa tööstusalade sihtasutusse on praegu hetkel käimas ja see on võtnud rohkem aega, kui me oleme esialgu planeerinud. Teiselt poolt on suur vaidlus tulemas siin Eesti Energiaga, kes omab siin siis selja taga olevat suurt alajaama ja tema hinnapakkumine on, et siin 100 meetrit kaugemale tuua alajaam ehitada, küsib selle eest 1 miljon eurot. See kindlasti ei ole vastuvõetav tulevastele neile ettevõtjatele, kes soovivad siin hakata oma ehitusi tegema või äri tegema. Nii suurt investeeringut ei ole võimeline ükski ettevõte siin piirkonnas tegema. Ja selleks on meil vaja siis läbirääkimisi pidada nii Eesti Energiaga kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumite erinevate ministritega, neid on seal õnneks palju, et me saaksime siis sellised tingimused, et täna juba huvilised või tulevased huvilised saaksid siia teha siis headel tingimustel oma investeeringu. Millised ettevõtted võiksid sellele tööstusalale tulla? No me eelistame või on eelistatud need ettevõtted, kellel oleks siis väikene selline keskkonnareostuse mõju. Et kuigi siin Kobelas on umbes 250 töökohta, siin on suur mööblitööstus, siin on Emajõest lõuna pool Eestis ainukene börsiettevõtte, Lindanektar, puiduettevõtted ja me tegelikult eelistasime siia sama ühte sellist korralikku ettevõtet, kes oleks siis ekspordile suunatud ja võimalikult palju ka töökohti omaks. Sest lihtsalt nagu laoruumina seda head maa-ala kasutada võib-olla ei oleks kõige otstarbekam, aga välistada kedagi ei saa. Ja kindlasti me sooviksime siis nagu vältida just sellist õhureostuse firmasid ja võib-olla ka mürafirmasid, sest siiski see külale on suhteliselt lähedal, et eelistatud oleks selline mõnus selline ekspordile mõeldud suunitlenud ettevõte. Kas Kobelas tööjõudu jätkub? No kindlasti see ettevõte ei saa orienteeruda ainult siis Kobela aleviku või siin lähipiirkondade inimestele. Täna on ju tööjõud nii Eestis, Antslas kui ka Võrumaal väga mobiilseks muutunud. Käivad meie töötajad juba Helsingisse tööle või ka veel kaugemale ja samas on juba soomlased käivad juba Eestisse tööle, et on ka ülepiiriline mõju, aga siin on ilmselgelt ikka mõeldud Võru ja Valga ja maakonna ning Antsla valla eelkõige töötajatele. Et selles mõttes see tööjõu või tööpuuduse probleem on alati selline kahe otsaga, et tööandjad ütlevad, et pole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu ja töövõtjad ütlevad, et tööandjad ei ole nii helded töötasude maksmisel, aga eks see tasakaalupunkt kuskil seal vahel ongi. Kas on mõeldud ka elamispinnale, et kui siia uusi töökohti tuleb, et kas inimestel on kus elada? Kobelas ja Antslas on suhteliselt palju müügis kortereid kui ka sellises normaalses seisundis elamuid, ehk siis töö või elukoha soetamise või üürimise probleem on siinkandis üks väiksemaid, et on suhteliselt heal tasemel kortereid üürida kui ka osta.